No tšau, ma räägin ühest väga huvitavast ja olulisest teemast, on võimekusest muutust aktsepteerida või tõde aktsepteerida. Vaata, elu ongi muutus, nagu me kõik teame, iga hetk muutub midagi, kogu aeg on nagu, ongi üks muutus toimub ainult, jah. Ja meie nii-öelda vastupanu muutustele põhjustab siis kannatusi. Ütleme näiteks, et sa jalutad sünnipäevale tänava peal ja auto tuleb, pritsib su poriseks. Nii. Kui kiiresti ma suudan selle tõe vastu võtta, seda tõde tolereerida või aktsepteerida, et näed, see on uus reaalsus, ma sain poriseks. See määrab ära minu kogemuse. Ma võin keskenduda selle minevikule ja nii-öelda olla mitu päeva rivist väljas, pahane selle inimese peale, kes seda tegi, või ma võin aktsepteerida kohe uut reaalsust ja keskenduda kohe, mida ma sellest millist tulemust ma soovin, kuidas ma seda olukorda nüüd lahendama hakkan. Või teine asi, sa hommikul ärkad, teed endal teed või kohvi ja tass kukub maha. Ja. Ma võin terve päeva ära rikkuda endal sellega, no, ma võingi jääda sinna selles minevikust kinni hoida ja tahtma, et asjad oleks kuidagi muud moodi, kui nad on, või hakata helistama oma tuttavatele, kaastunnet lunima. Või ma võin aktsepteerida, okei, see on uus reaalsus. Nii, põrand on selline, tass on katki, uus kohvi tuleb teha. Ja siis niipea kui ma aktsepteerin, hakkab kergem. Ja. See ei tähenda, et on nagu ükskõiksus või tuimus. Ja me isegi tunneme emotsioone, aga see on ka muutus, mis toimub selles hetkes ja ei hakka vastu sellele. Aga kui me nüüd hakkame lähedalt vaatama, tähendab, kui sa vaatad seda mehhanismi lähedalt, nii, sa ei ole kunagi minevikku ega tulevikku kogenud. Ja. Me kogeme ainult seda hetke ja selles hetkes toimuvad muutusi. Kõik, mis nii-öelda füüsilised muutused toimuvad, kõik, mis emotsionaalsed muutused, need on nagu elu ongi muutus. Ja, emotsionaalsed mõtted muutuvad. Aga mis asi see on, mis vastu paneb? Mis mehhanism see on, mis vastu paneb? Nagu miks mõnel inimesel näiteks tass kukub maha, ei juhtu midagi, hakkab koristama, uut teed endal keetma. Teine inimene on täiesti endast väljas. Mis see erinevus on? Mis asi seal vastu hakkab? Kui me hakkame lähedalt seda hetke nagu hästi lähedalt vaatama, siis meie oleme see hetk, kus muutused toimuvad ja kui me vaatame väga lähedalt, siis ka see, mis muutus seal toimub selles hetkes. Vastu hakkab mõistuse pool, ego pool, mõistus, see kujutletav identiteet. Tuleb pilti ja mõtted hakkavad ütlema, et kuradi mölakas pritsis mind märjaks. Nüüd on rikutud, jään sünnipäevale hiljaks või kõik hakkavad naerma mu üle. Sa arvad, et see oled sina, kes seda teeb. Me arvame, et see oleme meie, kes see hääl, kes vastu hakkab, et see oleme meie. Tegelikult see on
mehhanism, mis toimub selles hetkes, lihtsalt see toimub. Kui me oleme kohal või ühenduses, siis me lihtsalt saame olla selles tõe silmas või hetkega ühenduses ja mis iganes toimub selles hetkes, see toimub. Seepärast, et kogu reaalsus ongi ainult see hetk. Ma ütlen, et me ei ole kunagi minevikku ega tulevikku kogenud. Me oleme ainult seda hetke kogenud. Need sõnad, mis sa praegu kuuled, seda toodab see hetk. Ma ei ole ette valmistanud. See hetk toodab seda. See hetk ise räägib sinuga. Kõik, mis väljendub selles hetkes, ma lihtsalt luban tulla. Ma ei puikle vastu sellele. See hetk ei puikle vastu sellele. Kõik on lihtsalt nagu spontaanne juhtumine. Vaata, ja mida rohkem on ühendust selle hetkega, et seda vähem ja rohkem lubamist kõigel toimuda, mis toimub sellel hetkel. Isegi kui vastupanu toimub sellel hetkel, ka seda lubada. Et tuleks järgmist kihti peale, mis omakorda on vihane, saab vihaseks sellepärast, et toimub vastupanu. Mida rohkem on seda, mõtlen maakeel, mida suurem on inimese ego, ja seda rohkem ta püüab kontrolli, seda rohkem on seda mõistust, mis püüab kontrollida, et asjad oleks nii, nagu see mõistus soovib, et asjad oleks. Mitte ei ole seda, vaata, mida väiksem on ega, seda rohkem on lubamist, ehk siis hetke lubamist, ja seda vähem on seda mõistust, kes protesteerib, seda vähem on seda mõistust, kes kommenteerib, et asjad on kuidagi muud, peaks olema kuidagi muud moodi, kui nad on hetkes. Hetkes auto pritsis märjaks. See on tõde. Nii on. Aga nüüd, kui palju need mõtted sisse lülituvad ja hakkavad protesteerima, et ei peaks olema, kui palju lülitub sisse see nii-öelda siis see mineviku mälestus, mis ei lase lahti sellest, mis sellest ja tänu sellele ei suuda siis vastu võtta seda hetke muutust, mis on toimunud. Muutus toimub, nagu muutus toimub kogu aeg. Ainult selle hetke peal toimub kõik muutus. Kõik su minevikud ja kogu muutus toimub siin. Kui palju on seda kõrvalidentiteeti, mis protesteerib nende muutuste vastu? Kui suur on inimese see ego, ütleme siis nii. Kui palju on inimeses müra või mõistust, kellel on kellel mõistus, mis ütleb, et kõik on valesti, see peaks olema nii ei tohi, see nagu et mida rohkem on seda rohkem on kannatust. Ja? Mida rohkem on vaikust, seda rohkem on seda eluga ühenduses olemist ja nii-öelda lubamist. Elu voolab läbi lihtsalt, nagu kõik nagu ei pane jalga ette ühelegi muutusele, mis hetkes on. Sealt, ma näen, et sealt tulevad inimeste kannatused suuresti. Kui nüüd tulla väga lähedale sellele hetkele, siis kõik taandub nagu sellele. Kui palju on vastupanu.
kui palju on seda mõistuse identiteedi vastupanu sellele, mis hetkes toimub. mida vähem on mõistuse tegevust, nagu mida vähem on seda mõistuse protesteerimist, seda rohkem on ka tasakaalus närvisüsteem. Vähemalt mul on niimoodi, et seda rohkem hakkab tasakaalu minema närvisüsteem. Seda rohkem on kohalolu, hetkega ühenduses olemist. Praegu kõik.